Räägime lahti sellise funktsiooni nagu ruumid tühjaks siin virtuaaltuuris ja kui sa müüd oma kinnisvara ja lased teha kinnisvarafotod või teed ise kinnisvarafotod, siis sageli on nii, et siin ruumides võivad olla mööbel, mida sa ei taha, et need piltid peal oleks, noh, võib-olla siin on suur nõukaaegne kapp veel, võib-olla on siin nõukaaegsed diivanid, kõik on võib-olla ligade logade siin ja sa tahaks, et see üldpilt oleks parem, ehk see teistpidi võimaldaks sul siis paremini positsioneerida oma kinnisvara ja küsida siis kõrgemat hinda oma kinnisvara eest. Ja konkreetselt selles korteris on kõik väga hästi, selle korteri omanik on teinud väga tublit tööd selle sisustamiseks, et seda pildistada, aga ta näiteks palus mul need kaablid siit välja Photoshopida, et need pildid oleks veel paremad. Ja et seda probleemi lahendada, et inimesed saaksid näidata oma kinnisvara ikkagi sellise nurga alt, kus ei oleks sees võib-olla enam mööblit, siis Matterport tuli välja oma AI lahendusega, mille nimeks ongi ruumid tühjaks. Ja siin all vasakul nurgas leiad sa ühe niisuguse ikooni, kui sa selle sisse lülitad, siis sisuliselt kogu sellest 3D virtuaaltuurist kaob ära kogu mööbele. Ja Matterport on arendanud seda funktsiooni, see tänaseks töötab eluruumide mööbliga, aga näiteks kahjuks ta siiamaani jätkuvalt ei saa hakkama näiteks siin köögimööbli välja renderdamisega siit korterist. Ja kohati on näha ka võib-olla väikseid vigu, näiteks kõik seinad ei ole ideaalselt sirged, siin äärejooned, ehk AI enam-vähem saab juba tänaseks aru, kus võiksid olla korteri piirjooned ja ta püüab siis neid pilte ise ümber renderdada, aga teeb võib-olla jätkuvalt natuke vigu. Noh, siin on näiteks näha, et osa siin võib-olla diivanist on kahjuks jäänud sisse, nii et aga ma usun, aja jooksul läheb see aina paremaks ja paremaks. Nii. Nüüd, kui sa soovid seda funktsiooni kasutada, siis meil tuleb see sisse lülitada ehk pärast skaneerimist, kui see on ära renderdatud serveris, siis me peame tegema väiksed protseduurid ehk AI sisse siin lülitama, mis siis käib läbi kõik need toad ja võimalikult renderdada välja kõik asjad ehk sa pead meiega ühendust võtma ja me saame sulle selle sisse lülitada.